Võib-olla vahel need kuldmedalid säravad liigagi pimestavalt. Aga seda saamegi kohe uurida endiselt olümpialaselt, kes on 2 korral valitud ka aasta naissportlaseks. Tere tulemast stuudiosse liblikana vabalt ujuv Triin Aljand. Tere! Seda klippi vaadates muutusid päris tõsiseks. Kuidas sa kommenteerid seda teemat? No ikka raske on kuulata seda. Mul on endal olnud nii palju võib-olla õnne siis öelda, et ma ei ole nagu sellega oma sportlaskarjääris üldse kokku puutunud. Aga kas ujumisringkondades on sel teemal räägitud, on selliseid juhtumeid olnud? Ma olen USAst küll kuulnud paari juhtumit sellist, aga võib-olla ujumises ei ole ka nii üks-ühele treenimist, sa ikkagi treenid mingi grupiga koos ja võib-olla kergejõustikus on rohkem sellist üks-ühele ongi see suhe. Et võib-olla seal on see võimalus tekkida sellisel asjal siis. Erki Noolsel klipis mainis, et nüüd on kindel spordieetika koodeks, mis siis määratlebki treeneritele, mis on lubatud ja mis mitte. Kui palju sina selle spordieetika koodeksiga kursis oled? Hea meelega loeksin selle kõik täpselt läbi, kuidas seal nüüd kirjas on, aga muidugi ma lähtun enda juba südametunnistusest, et kuidas peaks käituma sportlastega ja olen nagu sellest siis lähtunud ja mina saan enda kohta vähemalt öelda, et mul on küll südametunnistus puhas, et jah, esikohal on ikkagi sportlase heaolu ja tema tulemused ja areng. Rääkides sinu enda sportlaskarjäärist, 2013. aastal tuli pommuudis. Triin Aljand lõpetas ootamatult karjääri. Mis juhtus? No mul oli palju vigastusi seal lõpus, et see oligi see, mis määravaks lõpuks ikkagi sai, et need vigastused jäid ja olid ja üritasin pikemat aega nendega tegeleda, aga see lõpp oli siis selline. Aga mis su tipphetked karjääris olid? Eks neid oli mitmeid, muidugi esimene medalivõit ja olümpial käimised ja et neid on. Aga meenutame natukene, et nii sinu tipphetki kui ka teiste Eesti vägevate naissportlaste ägedaid saavutusi. Ja Erika võitis selle sõidu nii, et Nägu läks särama küll ju. No ikka tulevad head mälestused meelde. Aga treenerina, mis sina tahaksid noortele edasi anda enda poolt? Enda poolt võib-olla ütleks seda, et ikka mõtlen, väga hea õppetund, mida mina ise siis sain läbi spordi, oli see, et kui kukud ja ei tule välja nii, nagu peab, siis tuleb tõusta püsti ja edasi minna, samm-sammu haavalt. Aga tõuseme meiegi püsti ja lähme meie praktika laua juurde ja paneme sinu sportliku vormi nüüd proovile. Millal sa viimati kükke tegid? Väga ammu. Väga ammu. Annan need pallid sinu kätte. Saad siia laua otsa seista. Mäng on hästi lihtne. Sinu kontol on 60 kükki. Iga tops tähistab -10 kükki, ehk siis pead saama need pallid topsidesse ja siis selgubki, mitu kükki sa saate lõpuks teed. Valmis? Aha, nii et viskan ja siis hakkan kükki teema. Just. 3, 2, 1. Nii, lähed. Nii, kükkidakse või? Ei, viskame palle, proovime pallid siia sisse. Tempo. Nii, lähed. 50 kükki on jäänud, 20 sekundit veel, peaaegu, no proovi veel. Läks 40 kükki, nii, 30 kükki, kas saab veel? 20 kükki, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja kõik.
kas mul on tunne, et ei tulnud ühtegi kükki. Meie nii lootsime, et me saame ikkagi jääda sinuga siia kükke tegema. Järgmine kord tundub nii, aga sport kütab kirgi, tõstab pulssi ja tekitab õnnehormoone. Meie lähme siit nüüd taastusrežiimile, et järgmine laupäev olla jälle võistlusvormis. Vaadake meid järele Jupiterist, jälgige meie tegemisi sotsiaalmeediakontodel, aga saate lõppu on meil teile kirstordil. Terves kehas, terve vaim!